Rademari fänni stuudio, Viljandi linnastaadion, esimene murumäng ei toonud loodetud rõõmu, õieti tõi päris ootamatu tulemuse mitte selles mõttes, et tuleviku tänane vastane Narva Trans oleks olnud kuidagi kindel 3 punkti tabelis või siis, et tuli siia üle loomuliku ülivõimsa nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, favoriidina, vaid ootamatu pigem skoori suhtes 0-6, sellest 0-5 juba esimesel poolajal ja mängu lõpuks siis 0-6 taga aga mis ma siin ikka seletan, mul on selleks siin teine mees, kes täna mängu aitab kokku võtta, tuleviku harrastajate mängija, Viljandi tuleviku esimene vabatahtlik, Gert Laas on minuga. Tervist! Gert, võta see mäng kokku nii palju või vähe, kui sa suudad. Täna oli selline päev, kus mitte miski ei sujunud, absoluutselt mitte miski. Ei läinud just kõige paremini, esimene poolega oli ikka väga hapu. Üks olukord vist oli, selle lõi ka Peips väravahil kehasse ja muud väga sealt ei olnud just. Enamus oli ikka tuleviku väraval aga teine poolaeg, eks Narva lasi vähe gaasi maha ja tulevik ka nagu sai veits mängu, aga ei saanud päris hakkama ei saanud. Narva tegi esimesel poolajal juba esimese vahetuse ära 0-4 pealt vist, kui ma ei eksi. 28. minutil. Ja 25. oli meil 4 taga juba, nii et see on selline koht, kus selline hapunaer on tegelikult täitsa asjakohane, sest nagu ma ütlesin, Trans mingi üleloomulik vastane ei ole. Statistika seda igati ka näitab, aga see tänane mäng, ootamatu on ikka õige sõna vist. See taga oleks võinud veidi väiksem number olla ikka. 0-2-0-3 ei ole Transiga mängides mingi haruldus, eks ju, ja üsna võrdselt siiski mängitud. Enne mängu tegin eelvaate, võtsin viimased 10 mängu, viimased 5 mängu, 1-2, 0-1-0, sellised on nagu tavalised skoorid olnud. Täna kaitseliinist puudu mängiv peatreener Post. Kuidas sulle tundus, oli see ka väike tempel mängul, liidrist oli väljakul natuke puudu täna? Võib öelda küll, seal kaitseliinis kerge segadus vahepelik oli, aga mis teha. Häälekat juhendamist vähe. Nõmm üritas, aga seal väga kaitseliinis just liidrit ei olnud. Üritused tulid reeglina siis, kui värav oli just taha tulnud. Väga kahju sellest muidugi. Täna nagu ka vist, kui ma nüüd ei eksi, siis eelmine mäng oli meil Levadiaga, oli eelmine mäng. Täna samamoodi mõlemad ääred said kohutavalt vatti, esimesel poolajal astuti eriti just meie vasakult äärelt, ehk siis Trans oma paremalt äärelt läbi nagu tahtis. Suhteliselt seal eriti ei pidanud just ääred. Teine poolaeg Kalliku äär minu arust veits nagu hakkas pidama, Teor mängis ka tagasi, aga esimene poolaeg oli mul Peipsin nina all, siis ma vaatasin, tema just väga tagasi viitsin mängida. See on möödanik, meil on üks asi teha veel, meil on valida selle mängu parim, see on muidugi pööraselt raske ülesanne, alati sellistes mängudes, kus sul on üle 3 taga, eks ju. Aga ühte asja ma tahan küsida, kas jälgisid platsi olukorda ka? Plats tolmas ja pall hüppas, see oli näha, et meie meestel oli palli vastuvõtmisega ikka tõsiseid probleeme. Ütleme, platsi olukord siit vähemalt ei paistnud väga hea olema just, et väravahil oli ka üsna raske. Päris mitu korda nägin, et enne kui jalga tuli, siis tegi päris mitu hüpet ikka. Et ei kadesta väravahti. Mängu lõpuosas jäi realiseerimata penalti, sealt oleks võinud auvärav tulla, väikene kaklus, ka seal väljaku kohtunik Romer Tarajev lasi ikkagi hoolimata sellest seisust. Mäng oli tehtud, ikkagi mängu natukene lõpus käest ära. Kohtunikke väga süüdistada ei saa, aga nii mõnigi olukord, ütleme, läks vähe metsa. See penalti olukord läks vähe veits kaugele ja minu arvate, ma väga hästi küll ei näinud seda, aga kakluste eest võiks ikka mingeid teisi värve kaarte näha.
ja suluseisi jäi päris mitu selliseid. Minul jäi 2 kindlasti silma, mis vilistamata jäi. Saame vaadata telekast üle ja targutada hiljem edasi, aga täpselt nii. Ma räägin kõigepealt kiirelt ära sellest, mis meid ees ootab. Järgmisel reedel siinsamas Linnastaadionil tuleb Paide linnameeskond. Paide mängib homme võõrsil Kuressaarega. Oli nii, jah? Just homme kell 15 Kuressaarega võõrsil. Kuressaare on meist tabelis praegu tänu omavahelisele mängule, mille nad võitsid samade punktide juures küll 1 koha võrra kõrgemal. Aga see homne lahing nüüd tähendab seda, et olenemata selle mängu tulemusest me laseme 2 vastast endale eest ära, Paide ja Kuressaare. Ideaalsel juhul kummagi 1 punktiga, kehvemal juhul 1 neist 3 punktiga. Kui palju sa nüüd täna, oli 13. mäng, kui palju sa tabeliseisu nagu oled vaadanud juba niisuguse mureliku pilguga? Väga palju ei ole ausalt öeldes vaatanud veel, et ütleme siiski suht varajane faas, et siin juhtuda palju, et väga ei ole jälginud. Suvine aken on tulemas. Jah, ehk tuleb midagi head. Just, nii et 16. mai, 18. mai, 6 päeva pärast, keel on ka sõlmes, nagu tolmav väljak. 18. mai kell 7, siin samas Linnastaadionil Paide linnameeskond tuleb siia. Paide, jah, tahtsin öelda, et on mängitav vastane, aga Narva oli ka mängitav vastane. Nii et mis peab muutuma selleks järgmiseks vooruks, et Paidega mängida vähegi võrdsemalt see skoor? Ka kaotuse puhul, kui ta peaks tulema, ei tuleks selline nagu täna. Ütleme organiseeritus, et mehed kinni. Mingi hetk ma vaatasin, oli esimesel poolajal oli tuleviku paremas ääres, oli 3 meest täiesti vaba, seal punaseid. Et sellist asja nagu väga juhtuda ei võiks. Et jah, organiseeritus. Organiseeritus ja meeskondlikkus. Jah, meeskond. Ja natuke rohkem viha võiks olla mängus. Viha oli tänases mängus, aga natukene vale koha peal. Siis, et omavahel. Meeskondlikkust oli natuke puudu täna. Täpselt. Nii et kutid, kriitika tuleb sisse võtta, midagi ei ole teha. Oli raske mäng, kõik seisavad endiselt teie selja taga. Rahvast oli ka täna mõnusalt palju, sinna 300 alla. Super ilm on ju. Nii et tuleb see rahvast tagasi, tulevad teie pärast. Pole miski kadunud ja nagu Gert ütles, siis tabelisse vaatamiseks on vara veel, hooaeg on noor. Nii et ärme lootust kaota, aga tõmbame fännistuudio otsad kokku selle sinu päratult raske ülesandega. Nagu sai öeldud, ees on 0 ja taga on 6, aga mängu parim tuleb valida. Kes see täna oli? Ei, väga raske jah, äkki 6 taga. Ütleme, oleks võinud hullem olla, ma paneks Nõmme, et ikka päris häid asju võttis ära. Tõi ära päris mitu olukorda, mis oleks võinud tegelikult selle 0-6 vastikult terendab seal üle väljaku see tabloo, keegi võiks ära kustutada selle. See 0-6 on nagu karju elav ette. Piinab silma, jah. Nii et jah, Karl-Romet Nõmm täna tõsi, päris mitmel korral ikkagi tõi ära selliseid asju, mis oleks võinud siin väga piinliku skooriga lõppeda. 0-6 piinlik skoor niigi. Leiame siis lohutust sellestki, et Pärnu Vaprus täna sai 8-1 Looralt, aga nad lõid 1 ära jällegi. Nii et ei hullu midagi. Läheb see meie töö edasi, post on tagasi, suveaken tuleb ja ikkagi eelmise 3 vooruga, kus siis võeti 2 võitu, näidati seda, et meeskond on võimeline mängima ka väga tugeva vastasega, nagu näiteks Kalev. Ja mina ei julge küll öelda, et Tallinna Kalev Narvast oleks oluliselt nõrgem. Ma arvan ka, jah, et on ilus näha, Kaleviga on 2 võitu juba käes. Just. Nii et kõik on hästi, ärge heitke meelt, nautige seda kaunist kevadilma, 18. mai kell 7 siia tagasi. Toetame jälle meeskonda ja vaatame ja ootame ja loodame ja õnnitlused HC Viljandi meestele selle pronksise karika puhul, mida täna sai siin nende inimeste ees imetleda. Ootame HC Viljandi fänne kindlasti suve jooksul ja sügise jooksul siia meile jällegi kaasa elama, sellepärast et päris kindel on see, et talvel on jalkafännid kõik spordihoone saalis ja elavad HC Viljandile kaasa. Nii see asi see Viljandis käib. Aitüma, et vaatasite. Kohtume nädala pärast vähem.
reedel mäng vähem kui nädala pärast. Näeme. Näeme.